tulemast tagasi siia kanalile. Talv hakkab läbi saama, on juba 1. aprill, aga hea peremees rahutab rege suvel ja vankrit talvel. Seega on aeg hakata oma vaarikaistanduse suviste tööde peale mõtlema. Selles videos räägin, kuidas saagist lahti saada nii, et see oleks võimalikult lihtne ja samal ajal ka tulus. Vaarikas on õrn mari. Pärast koristamist on liiga hilja minna neid turule või maantee äärde müüma, sest marjad kaotavad kiiresti oma kaubandusliku välimuse. Juba enne korjamist peab saagil olema ostja olemas. Tehnilise marja müümiseks saate sõlmida lepinguid kokkuostjate või otse toiduainete tööstustega. See on lihtne, kuid hind ei ole kõige parem. Lauamarja jaoks tuleb rohkem vaeva näha, kuid need maksavad ka rohkem. Kui teil on suhteliselt väike istandus, siis püüdke võimalikult palju saagist müüa kõrge kvaliteediga lauamarjadena. Selleks aga, rõhutan veel kord, tuleb marjad võimalikult kiiresti kliendile viia, sest vaarikas ei säili. Siit aga õigustatud küsimus, kuidas siis klienti leida? Ja vastus, tuleb teha reklaami. Väike ajalooline kõrvalpõige antiikaega. Hermes ehk Mercurius oli vanasti kaupmeeste, varaste ja oravatorite jumal. Ühesõnaga kõik, kes oma elatist teenisid libeda jutu, tüssamise ja kärbeste pähe ajamisega, pidid selle jumalaga hästi läbi saama. Kui te hakkate oma kaupa reklaamima, siis unustage eetika ja südametunnistus. Teie eesmärk on teiste inimeste raha endale saada. Mercuriuse teenrina peaksite teadma, et on ebamoraalne jätta klientidele nende raha alles. Ning kõik meetodid selle saavutamiseks on jumalale meelepärased. Te ei pea otseselt valetama. Võib jätta lihtsalt osad asjad ütlemata või öelda klientidele meelepäraseid asju, isegi kui need ei puutu asjasse. Ja kui te nüüd arvate, et on erakordne küüniline nahaalia petis, siis te eksite. Käisin hiljuti poes ja ostsin tooteid, mille nimetuses või pakendil oli kujutatud vaarikaid. Peenikest kirja lugedes tulid aga välja suurepärased näited, kuidas reaalsus ja reklaam lahku lähevad. Näiteks selles vaarikamoosis on 40% vaarikaid. Suhkrut on 37% ja ülejäänud on vesi ning pektiin. Täiesti arusaadav, sest vesi ja suhkur on tunduvalt odavamad kui marjad. Kusjuures see moos on kõikidest toodetest kõige ausam, sest ülejäänud sisaldavad veelgi vähem vaarikaid. Näiteks selles vaarikasiirupis on kõigest 10% vaarikaid. Kui ei usu, siis loen kirpu kirjas koostisosasid. Suhkur ja glükoosifruktoosi siirup. Mahlad kontsentreeritud mahladest. Vaarikas 10%, arooni 10%, õun 10%. Vesi, happelisuse regulaator sidrunhappe, lisand vitamiin C, musta porgandi kontsentraat, toiduvärv E150E, lõhne maitseaine, säilitusained, naatriumbenzoaat, kaaliumsorbaat ja sildi all servas näeme raskesti loetavat teksti. Etiketi pildil kujutatud tooted ei pea tingimata selle toote koostises olema. Samas suurepärane kujundus. See võib tunduda imelik, kuid vaarika õlles on sama palju vaarikaid kui vaarikasiirupis. Palun koostisosad. Vesi, odralinnased, karamellinnased, kaer, vaarikapüree 10%, humal. Vaarikapeedi mustsõstra maitsega 5 vilja mahl. Vaatame, millest see smuuti koosneb. Õunapüree 35%, õunamahl kontsentreeritud mahlast 24%, peedimahl kontsentreeritud mahlast 20%, banaanipüree 11%, vaarikapüree 8%, mustsõstrapüree 2%. Seega vaarikaid on 8%. Järgmiseks on kamavaarika dessert, mis koosneb kohupiimast, suhkrust, kamast 2,5% ja vaarikalisandist, mida on 10%. Ja see vaarikalisand omakorda sisaldab 50% vaarikaid, ülejäänud on suhkur, vesi, modifitseeritud tärklis, happesuse regulaator, sidrunhappe ja lihtne arvutus näitab, et selles tootes on vaarikaid 5%.
kaerahelbepuder koosneb kaerahelbestest 85,2%, suhkrust, kuivatatud vaarikatükkidest 2,5%, soolast ja maitseainetest. Tõepoolest, kui tegemist on kaerahelbepudruga, siis miks peaks selles tootes olema rohkem vaarikaid kui 2,5%? Aga vaarika proteiini kohupiimakreemist eeldaks midagi enamat, kuid vaadakem koostisosi. Kohupiimapasta 90%, vesi, vaarikad 1,5%, modifitseeritud tärklis, toiduvärv, veedipunane, lõhna- ja maitseained, happesuse regulaator, naadrumitsitraat, magusained, atsesulfaam K ja sukraloos. Arvad, et vaarika proteiini kohupiimakreemis võiks olla rohkem vaarikaid kui 1,5%, aga see ei ole veel mitte midagi. Parim näide edukast reklaamist on mulliga vesi ja vaarikamahl. Millised imelised marjad ja tervelt 50% mahla. Ja nii ongi, silt ei valeta. Loeme. Mineraliseeritud vesi, süsihappegaas, magneesiumtsitraadid, lõhna- ja maitseained. Mahlasegu, õunamahla 49%, vaarikamahla 1%. Porgandikontsentraat, happesuse regulaatorid, sidrunhappe, õunhappe, säilitusained, kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat. Mahla on tõepoolest 50%. Mis sellest, et vaarikamahla on ainult 1%? On mulliga vesi, on vaarikamahla, on ju. Ja millise uhke korgi on nad siia peale pannud. Toodetud 100% rohelise energiaga. Kahjuks pole täpsustatud, kas 100% rohelise energia all on toodetud pudel, pudelikork või see värv, millega korgi peale on tekst trükitud. Samas, kuna õunad ja vaarikad kasvasid tõenäoliselt päikese käes, siis äkki see päike ongi 100% roheline energia. Samasse kategooriasse läheb vaarikatee, mille koostis on hoopis selline. Hibisk 31%, kibuvits, rosmariin 10%, lagritsajuur, lõhna- ja maitseained, sigurijuur, vaarikamahla graanulid. Nendes graanulites on vaarikamahla 2,1%, ülejäänud on maltodekstriin. Laimikoor 2%. Kuna vaarikamahla graanulite hulka pole antud, siis täpselt arvutada ei saa, kuid tõenäoliselt on vaarikatees vaarikat alla 1%. Jõhvika ja vaarika müslipatoonis on vaarikaid 0,27%. Kui ei usu, siis lugege ise. Teraviljad 30%, kaerahelbed, maisitang, maisihahu, riisijahu, glükoosisiirup, kuivatatud ja suhkrustatud jõhvikad 10,7%, taimsed rasvad, hüdrogeenimata palmirasv, palmiseemneõli, shea, suhkur, vadakupulber, niiskuse säilitaja sorbitoolid, rafineeritud roosuhkur, happesuse regulaator, sidrunhappe, külmkuivatatud vaarikad 0,27%, emulgaatorid, letsitiinid, sool, odralinnase ekstrakt, meresool, maitseaine. Aga vähemalt siin on midagigi. Järgmised näited on veelgi hullemad. Metsamarja maitseline joogijoogurt otseselt ei väida, et ta sisaldaks vaarikaid, kuigi nende pilt on pakendile trükitud. Aga mida see siis sisaldab? Piim 90%, metsamarja maitseline siirup, mis koosneb suhkrust, veest, modifitseeritud tärklisest, paksendaja pektiin, punaste marjade, vaarika, mustika, lõhna- ja maitseained. Panite tähele, vaarika ja mustika, lõhna- ja maitseained. Toiduvärv, antotsüaanid, veedimahla kontsentraat, happesuse regulaator, sidrunhappe, suhkur, juuretis, D-vitamiin. Loen siit välja, et vaarikaid siin ei ole. On ainult vaarikate lõhn ja maitse. Vaarika maitseline tarrekis on, nii nagu ta nimigi ütleb, vaarika maitseline. Koostisosad: suhkur ja selatiin, happesust reguleeriv aine, sidrunhappe, värvaine,
betaniin, lõhnaaine. Vaarikaid volumite pildist siia lisatud ei ole. Niisiis, mis järelduse me sellest teeme? Reklaam on reklaam ja reaalsus on reaalsus. Ja seepärast ärge peiljake oma kaupa paremaks reklaamida, kui see tegelikult on. Inimesed ei taha teada tõtt, vaid saada kinnitust, et neil on õigus. Seetõttu on hea reklaam selline, mida rahvas kuulata tahab. See, mis on parasjagu moes. Kuulake, vaadake sotsiaalmeediat, mis on praeguse aja moesõnad. Öko, krüpto, kestlik, orgaaniline, plokiahel, süsinikuneutraalne ja nii edasi. Ehitage oma müük sellise rääkpruugi peale ning te ei pea pettuma. Suurepärane sõna on orgaaniline. Kes kähegi keemiatunnis suutis silmad kõrvad lahti hoida, teab, mida see tähendab. Et on olemas orgaanilised ained ja anorgaanilised ained. Aga mõned seda ei tea ning seetõttu avaneb suurepärane võimalus rumalate kulul veidi raha teenida. Näiteks on igasugune plastik orgaaniline aine. Kui müüte vaarikaid plastkarpides, saate väita, et pakend on 100% orgaaniline, mis on ka täiesti tõsi. Lisaks võite südamerahus kinnitada, et te kasutate ainult orgaanilisest ainest taimekaitsevahendeid. Tõepoolest, kui te just väävlisuitsu, vasevitrioli ega tinaarsenaati ei kasuta, siis nii see ongi. Isegi glüfosaat on orgaaniline aine. Probleemid võivad tekkida muidugi mineraalväetistega, sest need on anorgaanilisest ainest. Aga sellest võib vaikida. Taaskasutus on samuti moes. Miks mitte sellega tarbijat rabada? Tänu uudsele elektrontranspordi ahela tehnoloogiale taaskasutatakse meie istanduses kõiki elektrone, pidevalt, alati. Toeta sinagi kestlikku põllumajandust. Ilmselt saite aru, et jutt käib tavalisest fotosünteesist, aga kui hästi see kõlab. Fotosünteesi käigus toimub ka süsihappegaasi sidumine, kuid otse ei saa seda välja öelda, sest moes on süsinikuneutraalsus. Fotosüntees on aga protsess, mille käigus süsihappegaas väheneb, seega on tegemist süsiniku negatiivse protsessiga. Negatiivsus aga ei müü. Peab olema positiivne või vähemalt neutraalne. Mida siis teha? Tuleb ära kasutada inimeste võhiklikkust. Vaadake vaid, kuidas kirjutatakse süsihappegaas. Kord on CO, vahepeal C, CO2 suure numbriga, CO väikse O-ga, vahel harva süsihappegaas nii nagu peab. Selle asemel, et süsinikubilanssi koostama hakata, müüge hoopis koobaltineutraalseid vaarikaid. Need, kes saavad asjast aru, võtavad seda hea naljana ja need, kes aru ei saa, nemad on vähemalt õnnelikud, et said süüa selliseid vaarikaid, mis hoiavad ära globaalse soojenemise. Moodne heaoluühiskond on minema pühkinud paljud hädad. Aga inimese aju pole harjunud nii hea eluga ja seetõttu mõeldakse endal mitmeid probleeme ise välja. Ka selliste klientide peale tuleb mõelda. Kui te reklaamite gluteenivaba, laktoosivaba või rasvavaba vaarikat, siis pole selles midagi halba. Ehtsate ainevahetushäiredega inimesed viga ei saa, sest neid aineid vaarikades pole. Hüpohondrike enesetunne aga paraneb, sest nad on enda arvades vältinud kohutavaid mürke. Ning ka teil pole põhjust kurta, sest kaup läheb ja raha tuleb. Ja siis leidub ka inimesi, kes on kapitalismi vastu, kes leiavad, et sellest ei piisa, kui inimene endale ainult leiba teenib, kes arvavad, et ettevõtja peaks kõrgemate väärtuste peale mõtlema. See on nõndanimetatud sotsiaalselt või ökoloogiliselt vastutustundlik ettevõtlus. Kui selliste toodete järgi on nõudlust, siis tuleb seda ka pakkuda. Te võite näiteks lubada, et kogu tulu läheb heategevaks otstarbeks. Tuletage meelde Katuse Karlssonit, kes teatas, et kõik iirised lähevad heategevaks otstarbeks ning pani siis kõik ise nahka, sest, tsiteerin, on ainult üks tõeliselt heategev otstarve ja see on Katuse Karlsson. Õppige klassikutelt. Alati saab ennast kiita nende sigaduste tegemise eest, mida te ei ole teinud ega polnud ka võimalik teha. Näiteks saate kinnitada, et vaarikate kasvatamisel pole maha raiutud vihmametsa. Tõepoolest, kust seda vihmametsa Eestist võtta oleks? Või teatate uhkelt, et marjad on koristatud pingviine ja delfiine säästvate meetoditega. Ja kui teil istandusest kasvmissüsteem puudub, siis saate ennast kiita, et ei kasuta kunstlikku diivesinik oksiidi.
Tihti ei piisa reklaamist, vaid nõutakse ka vastavaid sertifikaate. Nende hankimine maksab, seepärast tasub neid taotleda ainult siis, kui see majanduslikult ära tasub. Mõnikord võib isegi ära tasuda. Näiteks Saudi Araabiasse liha eksportivad Eesti tapamajad vastavad halal nõuetele. Aga mida peaks tegema väikeettevõtja, kellel selline asi üle jõu käib? Niisama võltsima pole mõtet hakata, sest sertifikaate müüvad organisatsioonid elavad sellest ega vaata hea pilguga, kui keegi ennast võõraste sulgedega ehtima hakkab. Saadavad veel advokaadid turja. Lahendus on lihtne. Tehke oma logod. Mingi panda, lendorav, Earth, Chan, viljapea või mõni muu arusaadav, nunnu, aga samas ka piisavalt väärikas sümbol. Mõni tühjalt kõmisev moto ka veel kõrvale ja kliendid on rahul. Meie toidame maailma parema tuleviku nimel. Rõõmu jõust, loodus kogukonna heaks. Puid jätkub kõigile või midagi muud sellist. Selles videos saite ideid, kuidas oma kaupa võimalikult edukalt reklaamida. Hoolimata sellest, et Merkuurius on nii varaste, oraatorite kui ka kaupmeeste jumal, ei saa te siiski ainult oma libeda jutu peale loota. Teil peab lisaks edukale reklaamile olema ka kvaliteetne kaup, sest vastasel korral klient pettub ja üle paari korra teilt viletsaid vaarikaid ei osta. Kaotatud usaldust on aga raske tagasi võita. Head 1. aprilli ja kohtume järgmises videos.